What's up, Huge Nation? I'm your host, Killer Keemstar. Käes on reede, mõtle, et tšekid kiirelt YouTube'is ja vaatad, kas midagi lahedat on ilmunud ja ootamatult vaatab sulle vastu Hommik Huuga ja ka uus episood. What up with that? Tegelt tere, mina olen Tõnis, mina olen kõige esimene Hommik Huuga ja guest host. Suur aitäh Rainerile, et oled mulle sellise võimaluse andnud ja loodan, et teile meeldib see episood, kuigi siin on mingi täiesti lambi vend kuskilt hoopis lambist kohast ja episood ilmub üldse reedel, aga noh, okei. Eks me üritame. Alustan sellistel natukene kurvematel teemadel. Selle nädala jooksul siis 2 päevaga on surnud 2 Eesti näitlejat. Tõnu Mikiver, Lembi Tulfsak. Tõnu Mikiver võib-olla ei ole siis nooremal seltskonnal nii väga tuntud tema näitlejatöö poolest, kui pigem on ta dubleerinud eesti keelde väga palju siis telesaateid, sarju, nii edasi, näiteks Kodus ja võõrsil, aga Lembi Tulfsaki surm minu arust on tõesti selline suur kaotus Eesti rahvale, kes siis ei tea, Lembi Tulfsak elas siis 69-aastaseks ja teinud väga palju rolle, oli Nõukogude Liidus teeneline rahvakunstnik, mis ei ole selline auhind, mida seal kõikidele anti. Aga ilmselt tema kõige suuremaks saavutuseks on siiski Mandariinid aastast 2013. Mandariinid üks esimesi Eesti filme, õigemini Eesti ja Gruusia koostöös tehtud film, mis jõudis tõepoolest väga kaugele, isegi sai Oscari nominatsiooni parima võõrkeelse filmi kategoorias. Veel mõned kurad uudised, suri ka filantroop David Rockefeller, kes võib-olla eestlasele ei ütle nii väga midagi, aga guugeldage David Rockefeller meme või David Rockefeller reptilian ja inimesed arvasid, et tema ongi see põhireptiloid ja suur juut, kes meid kõiki tegelikult kontrollib ja suunab sinna New World Orderi poole, aga noh, vähetõenäoline. Levivad kuulujutud, et 101-aastaseks elanud mehel oli oma elu jooksul 7 südame siirdamist, aga see on totaalne bullshit, see ei ole reaalne, et nii vana inimene sellise asjaga üldse hakkama saab. Jätkates kurbade uudistega, siis kolmapäeval toimus Londonis terrorirünnak, mille eest nüüdseks on vastutuse võtnud siis so-called Islamic State, ehk siis eesti keel ISIS. Surm on saanud 4 inimest, nende hulgas siis ründaja, vigastatud väga paljud ja väga paljudest erinevast rahvustest. Aga miks ma sellest üldse rääkima hakkasin, on see, et avasin siis Postimehe leheküljel artikli sellest rünnakust ja lugesin kommentaare ja enamus kommentaarides keegi ei tunne kaasa nendele hukkunutele ja vigastatule, vaid pigem räägivad, et Euroopas selline asi ongi tavapäraseks saamas ja ootame, et kuni meie maale ka tulevad need kuradi maa pagulased ja siis nad hakkavad siin ka meil samamoodi tegema. Mis selles suhtes, et ei ole tegelikult nii, et tulevad pagulased ja hakkavad terrorirünnakuid tegema, et sa ei pea olema moslem, sa ei pea olema pagulane selle jaoks, et olla selline nõme radikaliseerunud vend, kes tahab lihtsalt teistele viga teha ja sellega tähelepanu saada. Also väike kõrvalepõige pagulasteema suhtes, inimesed alati mölisevad Eestis, et kuidas need pagulased siia tulevad, neil on ju nahavärv teistsugune ja usk teistsugune, et nad elu sees ei sulandu meie ühiskonda ja selles suhtes on täiesti õigus. Tähendab, kui te mõtlete vene inimesed Eestis, kas või vene noored Eestis, iseseisvumisest on möödas 25 aastat ja mina siiamaani pean ütlema, et vene inimesed, eriti vene noored, kes tegelikult on juba sündinud taasiseseisvunud Eestis, ei ole üldse hästi suudetud integreerida Eesti ühiskonda. Nii et kui me oleme siukses olukorras, kus inimesed, kellel on meiega enam-vähem samasugune taust ja sama nahavärv ja samasugused näevad välja ja sama usku ka kui meie ja kui isegi selliseid inimesi ei suudeta integreerida lihtsalt sellepärast, et nende emakeel on teistsugune, siis jah, fakt on see, et Eesti Vabariigis eestlaste sisse ei ole võimalik integreerida mingid moslemeid või mingid siukseid, sest et eestlaste võõra viha on lihtsalt liiga suur. Veel üks kurb, aga samas pisut imal uudis Eesti räppimaastikult. Baby Lõust läheb vanglasse pooleks aastaks. Tema karistus hakkab kehtima alates sellest hetkest, kui politsei ta vahi alla võttis 4. veebruaril, mis tähendab, et tegelikult juba augustikuus Kott on vanglast väljas, nii et kõik on jälle muy bien. Sellele järgneb veel 2,5 aastat tingimisi karistust, mille jooksul ei tohi Baby Lõust alkoholi tarvitada, uimastit tarvitada, kanda või omada relva ja ta peab olema ka kriminaalhooldaja järelevalve all. Keegi spekuleeris Twitteris, et oktoobrikuus on oodata Baby Lõusta uut albumit, nii et noh, elame, vaatame, näeme. Nüüd ka mõni positiivsem uudis.
sellel nädalal tuli Apple välja uut värvi iPhone 7 ja 7 Plussiga, see on siis punane värvi ehk Product Red seeriast. Kui keegi mäletab, kunagi igiomustel aegadel oli võimalik iPod siukseid asju osta sellises erilises punases värvis. Punane värv tähendab seda, et müüdud toodete pealt saadud tulust väikse osa annetab siis Apple HIV ja AIDSi vastu võitlemiseks, mis on väga positiivne liigutus, aga ausalt, kui sul on praegu juba iPhone 6S või 7, siis türa ära hakka 700 eurost ostma uut iPhone'i lihtsalt sellepärast, et see on punane. Mine alati e-brändi või Slickprepsi leheküljel telli endale sealt mingi 15 eurist skin'id ja sul on samasugune väga ilus punane iPhone olemas, et oluliselt väiksem rahakulu, ausalt. Väike uudisnup neile, kes jätkuvalt huvitavad väikestest BMX triikiratastest, siis Dig BMX alustas koostöös sõitja Fatheadiga väga huvitava uue saatesarjaga. Saate nimi No Donuts, tehakse üle nalja kõigele, mis hetkel BMX-is valesti on. Mainly vlogging. Fuck that shit. Loomulikult võtan ette ka Eesti Twitteri ja vaatan, mis siis inimesed tweetinud on. Ketter on tweetinud, et ei mõni ostab endale 800 euro eest riideid, telefoni ja nii edasi ja siis olen mina, kes peab iga päev raha lugema, et hakkama saada. Ketter, I feel ja mul on ka hetkel kontol praegu 3 senti. Andrea Laanväli tweetib, kõik mingi hullult reisivad igal pool ja siis olen mina, kes reisib voodist külmkapini ning tagasi ainult. See on tõesti, sul on väga raske elu, aga türa, kas su elu on nii raske, et sa ei saa täppi tähti kasutada, kui sa tweetid. Võta palun kokku ennast. Miikal Meemat tweetib, et Eesti filmi- ja teleauhinnad 2018 proovi abielu võitmas igas kategoorias. Called it. Ja kõrval selline pilt. Ma arvan, et siin hetkel pean nõustuma. Suur aitäh, et vaatasite, likeige, subscribe'ige, share'ige. Ärge jumala pärast mind kuskilt YouTube'ist üles otsige. Unsubscribe'ige mõnelt muult Eesti kehvalt kanalilt ja olge mõnusad. Peace.